Läks. Tere päevast, täna on ikka väga erakordne päev. Esimest korda Eesti Looduskaitse Seltsi niimoodi saade toimub väljaspool Tallinna. Elks TV esimene saade Tallinnast väljas. Ja mõte ongi see, et ma ainult saab Koidu tänava kontorit ei teeks iga neljapäev neid ülekandeid, aga me vaataksime oma sõpradel ringi, mis on huvitavat, kus nüüd toimub ja valisime Ants Talioja välja sellepärast, et ta on esiteks lähedal. Teest me teame temast palju. Seal on kuulsusrikas ajalugu, tal on ka palju huvitavaid seoseid värke ja siin Tuhala ja Nabala kandis on ka väga aktuaalne teema, millega meie Looduskaitse Seltsi mitte üksinda Tuhala osakond, aga tegelikult laiemalt kogu selle Tuhala Nabala kandi inimesed ja kõik, ma saan koos oma valdadega üks teema, et kuidas kaitsta oma kodupiirkonda. Nii, siis me ei olegi hetkel üldse mitte Tuhala mail, aga hoopis Nabala mail. Me oleme Nabala palvemajas ja kui nüüd kihelkondade mõttes võtta, siis Tuhala kuulub Kose kihelkonda, aga praegu me oleme hoopiski Jüri kihelkonna maadel ja ka täna siin meie vestlusjoonel on kaks Nabala seotud ja ka selle Nabala kaitsmisega seotud inimest. Kõigepealt alustame ikkagi naisterahvastest, et Salme Väljataga. Mina tean teda natukene oma naise kaudu, tema on ka tugev sugupuude uurija ja natuke tean teda Looduskaitse Seltsi kaudu, et tema sa oled siis Nabala kodukaitsmise seltsi esimees. Kõlabki nii? Ei, see on natukese liialdatud. No, ütle täpselt, kuidas see nii on. See on natukese liialdatud. Ma lihtsalt püüan nii palju, kui mina suudan kaitsta küll, aga mul ei ole mingisugust aunimetust, mul ei ole. Jah, ma olen Nabala keskkonnakaitseühingust, ma olen tõesti liige ja Looduskaitse Seltsis ka, aga mingit kohalikku aunimetust mul ei ole. Ta on Nabala Lubevi Marta kronoloogia pidaja. Kroonikapidaja. Tema on kroonika retsenseid. Ants on kroonika retsenseid. Ja peab seda saarluse täpsusega. Ja kõrval on Tanel Ots. Sina oled ka Looduskaitse Seltsi liige, juba mõned aastad olnud. Sa oled Jüri kirikuõpetaja, siin oled sa ka Nabala palvemajas õpetaja. Ja mis meid ühendab ikkagi tegelikult see karst ja killustik, see probleem ilmselt ma kujutan ette nii Salme sina kui ka Tanel sina niimoodi hakkasid Looduskaitse Seltsiga rohkem kokku puutuma ainult tänu sellele siinse piirkonna murega. Just. Aga enne kui me jõuame nii-öelda teemani, mis hetkel märtsistavat ringkonna kohtus taas arutusele, enne hakkaks natukene pikemast ajaloost pihta. Looduskaitse Seltsi varahoidja proua Maia andis mulle kaasa ühe fotoalbumi, mis oli Looduskaitse Seltsi kontorile kingitud aastal 1986. See oli siis Seltsi 20. sünnipäevaks. Ma arvan, et selle ja see oli alla kirjutanud Eesti Looduskaitse Seltsi Tuhala sektsioon ja Johannes Lauristini nimeline kolhoos. Et kõigepealt, mis mind seob Johannes Lauristiniga, ütleks selle ära. Et ma olen keskkoolis käinud Johannes Lauristini nimelises Tallinna 16. keskkoolis ja lõpetanud selle ja ma kuulsin, et sina ka. Nii palju vähendab Ants, et mis siis sind seob Johannes Lauristini nimelise kolhoosiga? No meil varem oli sotsialismil ja kolhoos Tuhala kandis, aga see liitus siis Lauristini kolhoosiga, jäi nimeks Lauristini kolhoos. Aga kõik need mälestusmärkide ja mälestustahvlide avamisel ikkagi need kulud kandis ikkagi kolhoos. Kolhoos oli neist asjadest huvitatud, eks oli ühtepidi reklaam ka neile. Nii et kolhoos tuli alati, kõik tuli vastu, aitas neid üritusi toetada ja need mälestusmärgi rahaliselt kinni maksta.
nüüd kui me Jaan Elat oli nüüd esimene, kes ju hakkas Eestis esimesena organiseerima nende kultuuriloodustele paikade tähistamist mälesmärkide ja tahtmetega. Ja tänu sealt see idee sai. Mina ise astusin looduskaitse seltsi liikmeks aastal 1976, kui ma olin koolipoiss. Ants, sa mäletad, millal sina liikmeks hakkasid? Oi. Vaata asi on selles, et 66. Loodi selts. 66 aastat loodi selts, aga ma ei tea, kas seal natuke peale seda ma olin Jäneda tehnikumis, siis seal asutati ka lootsikaitse seltsi liikmeks astusime. Aga see oli mingi Kõrvemaa osakond ja ma ei tea, sealt see päris algus see asi. Just. Ja 76 oli ka väga tähtis aasta veel selles mõttes, et 70-seks ja sina said oma õpetaja ja sõbra Ülo Heinsalu. Räägime temast nüüd. See oli pöördine moment selles mõttes, kõik asjad hakkavad pihta 76 aastat. Kui ei näha, et ümber nõia kaevu käivad juba mõõdulattidega mehed, mis asja nad siin tuhnuvad, kavandati maa parandust ja siis läks asi kahtlaseks. No kus sa abi saad? Läksin kõigepealt ministeeriumisse, sealt sattusin kokku Vellu Rannikuga. Aga Vellu Ranniku oli ju alles tööle tuld, ega see loodkaitse osakond eriti mõju võimas ei olnud. Seal juhatati põllumajandusvalitsusse. Mis ta tol ajal oli? Põlluvalitsus, mis ta oli? Mitte valitsus ka ju meie rajoon, täitekomitee. Sealt juhatati kultuuriosakonda, see juhatas omakorda ajalooinstituuti. Ajalooinstituut juhatas omakorda geoloogiainstituuti. Aga Ülo Heinsalu oli sel päeval, see oli 76 kevadel, oli kuhugi läinud uuringutele ja tuli välja, et ta samal ajal oli Toharas. Aga jätsin kirja, et nõuga olukord, et nõiakava hakkas ära häivitama ja 26. november 1976 kõndis üks halliga peaga mees mul koduuksest sisse ja tutvustasin, et mina olen Ülo Heinsalu ja nüüd Teaduste Akadeemia Geoloogiainstituut hakkab tegema teadliku uurimistöid Tohale karti alla. Et kas sa oled nõus külakaevus mõõta? No miks ma siis nõus ei ole? Muidugi olin nõus. Ja nii ma mõõtsime 14 külakaevu ja vot sealt ma sain karti kogemus ja paljud tema uuringud sai kaasa tehtud ja no ega karti suhtes mind ära ei peta küll. Ma mäletan, kui ma 85 ülikooli lõpetasin ja läksin Tatari tänava looduskaitse seltsi kontoris heilatud, sain tööle, siis Ülo Heinsalu ma tihti puutusin seal seltsi majas kokku. Tema oli ka muuhulgas, mis ta siis oli, see oli Teaduste Akadeemia Geoloogiainstituudi looduskaitse sektsioon. Ka selline asi oli olemas, et geoloog oli tollel ajal looduskaitse seltsi liikmed ja päris aktiivne tegevus käis. Oli ja tähendab oli niimoodi, et jäi üks talumaja vabaks ja siis ma sokutasin selle Ülo Heinsalule suvileks ja üks karsti uurija peab elama ju karsti alla, sest ta teab, mis seal maaga toimub. Nii tema on. Ja nüüd on see talu, kuna Ülo Heinsalu suri 1994, siis talu nimeks on nüüd Heinsalu talu, tema mälestus. Ta väga julm surma ei tule. Ta suri niimoodi, et Tallinnas seal Hansapanga maja ees või nüüd see Swedbanki maja ees Tiivalaia tänaval kõndides lihtsalt oli kevadine libeaeg ja ta kukkus nii õnnetult, kui kukkus ja suri. Ei, aga päris ta seal ei surnud, ta sai veel kuskilt mingi suusaketti kätte ja nii palju sai, et sai instituuti ja sealt siis tuli kiirabi välja ja ta suri haiglas. Seda küll, aga ta suri selle taga, kukkumise taga. Kahju küll, küla jäi nagu tühjaks. Vaata, ühes külas peab elama teadlasi ja kunstnikke ja kirjanikke, keda iga, siis on küla rikas. No jah, me oleme Nabala, me räägime pärast Nabala rikkusest ka, aga nüüd Ants jätkuma natuke Tuhala teemat, et sul on ju seal oma koduaias nõiakaevu juures on ju terve, mitte ainult mälestusmonument Ülo Heinsalule, aga terve Ülo õuna, teise Ülo skulptuuride selline võttada aed ja muuseum. Ülo õunaga oli selline lugu, et ta on Tartus sündinud, elas Tallinnas suvekodutoas. Ja kui oli meie saime tuttavaks nii, et kui oli Theodor Alterni mälestusmärgi vaja seda kujundada, projekteerida, siis
läksin kunstnik liitu, Jaan Eilart muidugi aitas sokutada vahel ja läksin kunstnik liitu ja nemad pakkusid välja üleõuna. Ja nii ma nemad koduuksest sisse kõndisin, tema oli nõus selle paralleehvi sinna tegema, Theodor Altonini mälestusmärgi paralleehvi. Nii me tuttavaks saime, aga tema otsis oma ateljee kohta. Kuna jälle üks talukoht jäi tühjaks Tohalast karsti alal, siis sai tema selle Postimehe talu omale. Ta tahtis sinna ateljee rajada, aga ta suri enne ära, see jäi teoks tegemata. Ja üleõuna soov oli see, et tuleb meile Riiatud aastad oma perega soovima. Ülo ütleb mulle nii, et kuule Ants, et sul käib siin nii palju rahvast, et ma kogus oma kultuurid siia kokku. Ja ta suri enne ära ja siis peale tema surma lükati need kaks kultuuri, eestlane ja sumomaadleja tema koduuksi ees ümber. Ja siis Inara Tallinnas seal, mis tänavas see nüüd oli. Ja see monumentaal ateljee, kunstiateljee vastab. Inara Õun, siis tema abikaasa otsustas, teeme nii, nagu Ülo soovis, toome need kultuurid siia Tohalasse ära ja nii nad siia Tohalasse jõudsid. Ja kunstnik Inara Õun on ka selle albumi autor. Tema siis on kõik need Tohala küla raamatud on tema lood, aga tema varises Manalasse alles möödunud aasta novembrikuus. No nii julm kui see ei ole jah, et kui ma paar päeva tagasi sulle helistasin ja küsisin, et räägi, kuidas on Inara tervis, et äkki kutsus ta siia vestlusringi ka ja siis sa ütlesid, et hiljaks jääb. Aga nüüd selle looduskaitse osakonna alati tuleb ikka, hakkab pihta mingit olukorras. Ütleme, kui 76 hakkas see maaparandus pihta, siis üsna varsti taheti Tohala maal jõgi panna teist või poolama. Mitte päris vastupidi, aga mööda seda Kuiu jõge saime jäule. Siis taheti Tohala vesikonda teha tohutu suur turbatööstus. Eesvoolus olev Tohala karsteala nõia ka ju paikasti Mahtasoortikus, sealt kus Tohala jõgi pihta hakkab. Tohala toit ära on Mahtasoortik. Nii ja sinna taheti teha tohutu suur sõnnikuhoidla kõigepealt ja Kallak jõe poole. Nii kui sealt oleks midagi lekkima hakanud, nõia ka Piltsa välja käima hakanud. Ja 1998 taheti teha Mahtasoortikus tohutu suur turbotööstus, 4 hektarit, eesvoolu oli Tohala karsteala ja nõiaga paikiti maha ja ühesõnaga pole karsti, pole probleemi. Sapid sama firma, täpselt sama tegevus toimus Nabalas. Nabala karstiala lihtsalt paikides maha. Pole karsti, pole probleemi. Ja sellepärast mina siis ka sattusin siia Nabalasse esimene korda 2005, kui me saime teada, et 4 valla vanema käest on välja petetud geoloogilisi uuringuid luba Nabala karstialal. Nii mis kohtusime Salmevälja taga ja umbes samal ajal saime kokku Tanel Otsaga ja nüüd on see Nabala keskpannikaitse ühing asutati 2005. See liidab kui palju seltseid, oskad see öelda, küla seltsi, 4 valla muide tead. 2004 sügise ja november. Ma ei teagi seda täpselt aega. Minu meelest oli, jah, aga igatahes meil on täna Keskkonnakaitseühing on ju asutatud, see meil on ka üksikisikutest liikmed, aga põhiliselt on liikmed või asutajad ja ka hilisemad liitujad on ikkagi külaseltsid. See tähendab, et tegemist on juba rahvakogumitega, kes siis rohkem või vähem on seda arutanud oma külaseltsi koosolekul, on selle probleemi teadvustanud ja tahtnud siis terve nii-öelda külaseltsiga tulla liikmeks ja lisaks sellele ka kohalik jahimeeste ühing ja metsaühistu, Kohila metsaühing, et see piirkond, millest me räägime, kui Jaan siin alustas Kose ja Jüri kihelkonna nimetamises, siis tegelikult see piirkond, kus me siis vahetult oleme hädas nende kaevandushuvidega, asub ju 2 maakonnas, Rapla maakonnas ja Harju maakonnas ja 4 omavalitsuses, Kose, Kohila, Saku ja Kiili.
et õieti see meie Keskkonnakaitseühingu üks mõõde või eesmärk ongi siis ühendada nüüd kohalikke inimesi külaseltside näol nendes 4 omavalitsus ja 2 maakonnas ja samamoodi ühendada või olla niisuguseks läbirääkimise platvormiks ka siis nende omavalitsusjuhtide, volikogude ja vallavalitsuste jaoks. Ja siis loomulikult seda kohalikku häält ja tahet kokku kogudes suhelda avalikkusega, suhelda ametkondadega, ministeeriumidega. Et umbes nii me oleme selle eesmärgi endale püstitanud ja kogu aeg vahetame omavahel infot. Ja. Ma arvan, et see ongi täna põhiteema, aga ma enne veel korra hüppaksin nii-öelda pärast kui mul ei ära. Veel 2 asja, mis mul on meeles, ütleme Tuhana-maal, ka fotodel ja teine ma ise osalesin. Üks on see sinu õue või vaata, kui taheti maaparanduste värki teha, kui te nii-öelda Looduskaitse Seltsi Tallinna rahvaga üheskoos ümber selle Kadaka tegite uhke kiviaia, see oli aastal 1988. Ja vaata asi on selles, et me nägime, et ümber selle Kadakas on 300-aastane ohvri, Hiie Kadakas ja ainuke Kadakast ohvripuu Eestis praegu. Ja vanad teadsime, et selline komme, et kes Kadakas mööda läks, pidi kübarat kerritama. No nii, ja siis me järsku märkasime ümber Kadaka, mitte Kadaka ümber lausa, aga sinna samasse määnudki otsa oli veetud tohutu suur sõnnikuhoidla tehtud. Kõnnikul kokku veetud. No Kadaks võib selle pärast juba välja minna. Siis hakkasime uurima, kas see Kadaks ka kuskil arvel on maakonnase objekti peal või selle projekti peal. Ei olnudki. Ja Ülo Heinsul käis uurimas ja tänu Heino Samelile, kes selle looduskaitse spetsialist maaparandusprojektis, sai see Kadaks ära päästetud ja siis otsustasime niimoodi, et koos Tallinnast looduskaitse seltsi liikmetega ladusime kiviaia ümber. 30 meetrit kiviaeda, naabrimehe kiviaiast poolt juurde ka laenata. Ja saime kiviaia ümber. Ja nii me saime selle Kadaka ära päästetud. No seda käisime ka täna hommiku poole vaatamas. Ja teine, mida ma tahtsin tähtsa ilmusest nimetada, et täna ma käisime vaatamas mälestusmärki, mis on pandud Liivimaa Atlase loo tegijale Melinile. Krahv Ludik August Melin. Ja see oli ka 25 aastat tagasi täpselt. Ja ma mäletan esimest korda siis, kui selle monumendi avamine oli, et siis Ants, sina tõid Eesti-aegse sinimustvalge lipu välja. Mäletan, sa vaikselt küsisid minu käest aastat ka võib-olla kohalike mõne nii-öelda inimese veidi hirmunud pilk, et äkki mis nüüd juhtub, ja küsid vaikselt, et mis sa arvad, käia, mis mul selle vastu võib olla, tähendab, kui selline nii-öelda laeval lipp on olemas. Aga see Krahv Ludik August Meliniga oli huvitav lugu selle kivi avamisega. Et oleks tahtnud ju krahvi tiitli sinna peale panna. Aga see oli 88 veebruar 6, kui Jaan Eljalt ütleb mulle nii, et kuule Ants, kui see krahvi tiitli sinna kivi peale lased raiuda, siis kivi jääb avamata. Aeg oli nii tuline ja jäi ka avamata. See sama kevadel aprillikuu viimasel nädalavahetusel oli nii tugev lumetorm, et keegi ligi ei saanud ja kivi jäi avamata. Siis mõtlesin, laseme need põllutööd mööda ja avasime see kivi juunikuus. Aga siis oli aeg jälle edasi läinud nii palju, et otsustasime, et toome sinimustvalge lipu välja. Aga ega ma niimoodi ei julenud tuua täna, et ma võtan kuskil selgi ja tulen lipu ära seljas ja tulen siis niimoodi. Ma ootasin, kuni parki koguneb rahvas, meeskoor juba oli see kivi ümber kogunud. Ja siis ma julgesin sealt kõrvalolevast majast välja kõndi see sinimustvalge lipuga. Aga ma kuulsin torinat küll, et milleks seda veel vaja. See oli päev siia, päev sinna, aga mina täpselt ei mäleta umbes samal ajal meie tolleaegne ülemnõukogu esimees ja ka Looduskaitse Seltsi esimees Arnold Rüütel lubas sinimustvalget kasutada rahvusvärvidena, nii et see oli nagu see nii-öelda, aga see oli täpselt see viimane piir, et keegi teab. Aeg läks nii kähku läks see aeg. Et see loeti, päevade kaupa loeti minut kaupa vaata kella, aga nüüd Ants joob enne või joobnud Rüütel enne nimetada vähemalt, need värvid on lubatud. Aga kui värvid ütlesid, ma tean, et samal kevadel, ma ei tea, oli juunikuu või kuidas umbes sama aeg oli. Läksime Oru põhikooli ja üks õpetaja tutvustas pioneerituba. Ukse peal oli pioneerituba ja kui nii ukse lahti tegi, vastas seinas oli Eesti sinimustvalge lipp pool seina.
rohkem seal mitte midagi ei olnud. nii ta on ja nüüd ma mõtlen jah seda, et veel üks asi, nüüd ma ei mäleta seda aastat, mis see oli, aga see oli, kui ma ütlesin ka seda Looduskaitse Seltsi suvist kokku tuleb korrata, see 92. poolel. Ma mäletad küll, vaata, kui oli nii-öelda Paamküla Kose Uue-Mõisa kandis ja lõppes sinu õue peal just lõppes. ja üle õuna need kultuurinäitused oli. ja just, see oli ja vist Kotkad laulsid selle. Ma mõtlen Kotkad, vaata see üks laul, kuidas see nimi, tema oli Kotkas, vaata. Oli küll. Tema naine oli Kotkas, 8 laulsid väga ilusasti. nii, aga lähme nüüd natukene ikkagi rohkem kaasaega ja sellesse sajandisse välja juba. ega ma ei mäleta, kui mina seda Nõiakaevu keemist esimest korda vaatamas käisin. Sa ütlesid, et teleekraanide esimest korda AK uudist jõudis alles. Ülo Tootsna Aktuaalses Kaameras passis 1972–75 Nõiakaevu keemist, 72–76. 4 aasta Nõiakaevu keemid oli vähesel lumega talv, nii palju vett ei olnud, mis Nõiakaevus keem on. Lõpus 76 tabas ära ja näidati esimest korda Nõiakaevu keemist Eesti televisioonis. Mina küll ei mäleta, millal ma viimati või esimest korda nägin Nõiakaevu keemist, kas see oli 90 ilmselt või oli ta veidi varem, aga ega ta iga päev sul keem. Aga Nõiakaevu on selline lugu, et kõige rohkem viga tehakse see, et öeldakse Nõiakaev on pajatõhesse rajatud kaev, ei ole. Nõiakaev on karsti allikas, tõusu allikas ja kaevu tarbistele allikat mitte kunagi süvendatud ei ole. Ja karsti juurde Hülo Heinsul, kes see kaevu põhjast tegi kindlaks, et kaevu tarbist tõepoolest seda allikat süvendatud ei ole. Ja kuni 58. aastani oli Nõiakaev ainult 1 meetri sügavana. Allika põhja on lihtsalt joogi või kaitse kaevurakkad sisse rajatud. Põhi on ürgne. Ja kui me vaatame, räägime karsti nähtustest üldse, et seal, kus on see uhked karstivorm, on ta siis Tallinna lähedal Kostivere karstialal, kus on need uhked karstiseened, värgid, sul on ütleme need Nõiakaevud ja Virulase koopad, Eesti pikem koobas ja karstikoobas, just ja mitte pikem koobas, aga karstikoobas. Ja ämmaaugud, täieaugud ja veel 1000 muud auku. Aga nüüd ütleme siin jõuame natuke selle Nabala piirkonda, et siiamaani vist harutatakse selle üle, kõik need, kes natuke geoloogiat on uusutanud, see on geograaf. Teame seda, et kus on ütleme sellist nii ühelist karsti ja kus veel rabavett ka peale tuleb, et seal on karsti nähtused ulatuslikult olemas. Aga kui palju ütleme on siin Nabala pool selliseid uhkeid karstiallikaid, mida võiks vaatamas käia, vaata nüüd Salme, ma pöördun vahepeal sinu poole. Ants võiksin täiendada Tanel loomulikult samamoodi, et võtame natuke laiendame seda teemat ikkagi juba ka Nabala teemasse laiemalt ja mille eest me seisame ja miks me kaitseme seda lugu. Kõik kultuuriinimesed ja muud toredad inimesed koos. Hakkas see pihta tegelikult Vene ajal 88. aastal, kui minuni jõudis selline teave, et naabri ja meie vahelt läheb piir, kust inimesed tuleb ära evakueerida, sest meile tulevad karjäärid. Ja see ärgitaski allkirju koguma, kogusime allkirju Tallinna lennuvälja toomise pidi siia Pahkla kanti tulema, meie ja Pahkla vahele. Ja teine oligi siis oma kaevanduste või karjääride lugu. Ja see oli 88. Nüüd tahetakse jah selgeks teha, et meil ei olegi karsti. Kui lugeda eelmise aasta looduse kalendrit, siis seal tehakse lihtsalt nalja meie nimel ja öeldakse, jah, sinna pidid soobuma maa-alused jõed, üks nendest pidi minema Kõrgu. Meie pole seda juttu, meie ei ole kuulnud, nii et see on nähtavasti teksti autori idee, mõte. Teksti autor Kalle Suure on geoloog, karstiuurija
ja meil oli, kuna ma ise olen selle kalendri välja näinud, väga hea rääkida, et kuna see on meil Omnibussi ja Eesti Geoloogiakeskuse koostöökalender ja nende samade lõikude juures oli Vello Klein, kauaaegne Geoloogiakeskuse direktor ja praegune nõunik, kes on nii-öelda selle kalendri Geoloogiakeskuse poole nagu järelvaataja ja küsis minu käest täpselt, et mis sa sellistest nii-öelda nimetame siis Kalle Suure sellistest lõbusatest lõikudest nagu arvad, et kas peaks selle nagu ära tsenseerima. Ja mina ütlesin, kuna teksti autor on Kalle Suure, tähendab, et ei ole mõistlik tsenseerida, tähendab, et kui Kalle nagu niimoodi kirjutab, et las tema olla, tähendab, et teema on üleval ja ma ei arva seda, et Kalle Suure arvab seda, et Nabala kandis karstnähtust ei ole, nii ta ei ole, ma olen nende geoloogidega seal samanasti istunud ja rääkinud geograafina seda, tähendab, et ärge lollusi rääkige mulle, tähendab. Ja nemad ütlevad seda, et kas kuna pool Eestit on pae peal, et kas me kogu niimoodi ja alati, kus on baas, nii seal ja kus natukene veel happelist vett ka oleks, et seal on karstnähtus olemas, et kas me peame kogu ütleme selle Nabala karstiala piirkonnas võime öelda, et on üks suur karstiala, mis hõlmab pool Eestit. Ma võin siin kõrval lihtsalt Salmet selles mõttes toetada, et ilmselt on tegemist näiteks Salme jaoks nii tähtsa teemaga, et ta ei saa ka rahuliku häälega sellest rääkida, aga mida see küsimus on ju küsimus selles, et selles võitluses, mida me oleme pidanud siis oma looduskeskkonna säilimise poolt, on sageli on see selgunud, et justkui argumendid saavad otsa. Et on teadlased, kes argumenteerivad siis nii-öelda kohalike poolt vaadates, teiselt poolt arendaja poolt vaadates palgatud teadlased. Ja kui argumendid saavad otsa või ei taheta neid enam tunnistada, siis hakatakse naeruvääristama ja võt see on see, ütleme nii, et see on see on lugu, mis teeb kõige rohkem haiget, see on ükskõik mis valdkonnas alati niimoodi, et lihtne on kellegi üle naerda ja võtta sellega justkui teema päevakorrast ära. Et iseenesest me võime neid nimetada süütuteks naljadeks ja mis ei ole võib-olla pahatahtlikud, aga me oleme olnud tundlikud kõigi nende aastate jooksul, et ega siis ka nõiakaev, juba sõna nõid on seal sees või kui me räägime maa-alustest, jõgedest või ühesõnaga, need on sellised sensitiivsed teemad ja kui keegi tahab kellegi üle naerda, koolis ka valitakse üks välja, keda hakatakse kiusama, eks ole. Et kui keegi tahab juba naerda, siis on nagu see võimalus on olemas, need on sellised sensitiivsed teemad ja meie oleme tõepoolest kokku leppinud ja kõik need aastad püüdnud ajada seda joont, et me tuleme välja ainult teaduslikult põhjendatud argumentidega, et me ei annaks kusagil võimalust, et saaks öelda, et me oleme kas lahminud või me oleme mingisugused vitsamehed või posijad siin, et me tahame, ise me ei oska kõike kirja panna, me tahame kasutada autoriteetseid teadlasi ja nende seisukohti kajastada selles võitluses ja siis korraga õieti see, mis selle kalendriga juhtus, oli siis see, et meie profaanidena nii hästi, kui me oskame teaduslikku argumentatsiooni kasutada, saame siis teadlase käest vastu hoopis sellise sarnatane teksti, et olete lollid, arvate, et läheb jogi põrgus, järelikult ahahaa, teemat pole olemas, et kui me saame ühe korra südamest naerda teie üle, siis järelikult on kõik vale, mis te siiamaani teinud. Ja ilmselt see on nagu see tundlik pool, mis ma lihtsalt püüan seletada, et miks see siin kohalikes on haiget teinud, et me oleme nagu näinud, et see on ülekohtu olnud. Et selline süütu nali võib nagu teistpidi tunduda selles kontekstis. Ühelt poolt ma palun nagu vabandust, aga teiselt poolt ma selgitan ka veel, vastupidi, ma tahtsin seda teemat, et ega siis geoloog Kalle Suuroja seda lauset sinna poleks kirjutanud sisse, kui tema kolleegid ei oleks, ütleme, arendaja palgal. No nii. et mitte tema ise, aga tema kolleegid, et ütleme selliste lünkad sisse kirjutamine, mis tundub olema nagu süütu naljana, tähendab, aga arendaja lihtsalt see, et nemad ei uuri küll seda, tähendab, nemad uurivad seda, et palju siin paekivi on.
eelkõige seda poolt, aga see on jah probleem ja selles mõttes mina olen Eestis geoloog ja teiseks ma ka geoloogiakeskuse inimestest suhtun nagu väga normaalselt, aga samas on süsteemis nagu viga sees, kui ütleme selliseid uuringuid asja, noh kui on arendaja tellib nii-öelda muusika, siis see muusika teinekord ei kõla nagu otsustab. aga Ülo Heinsalu, ma tahtsin öelda, et Ülo Heinsalu kunagi, kui ta uuris Tohala karstiala, siis ütles, et Nabala karstiala tuleb võtta kaitse alla. Aga ta ei tohtinud seda teha, siis Tallinna ümbruse need paevarutööd arvatud, või ümbruse alatööd arvatud paevarude hulka. Ta ei tohtinud seda teha ja mis liidab nüüd Tohala Nabalat, on see, et geoloogiadoktor Hella Kink on selgelt öelnud, et Ülemiste järvest kuni Mahtane välja on kõik üks veesüsteem ja sinna alla kuulub omakorda Tohala, Nabala, Kuivaja ja Kuimetsa karstiala. Ja kui siia üks suur auk teha sisse 10 meetri sügavane, ligi 2200 hektarit, teha põhjavete ala 25 meetrit ja nüüd mõtelge edasi, mis siis toimuma hakkab. Nad löövad segamini kogu selle veesüsteemi Ülemiste järvest kuni Mahtane välja ja 100 aasta pärast ei vastuta enam mitte keegi. Siin on nagu uuru. Ja võt Salme teab täpselt, kui palju see tagavara on praegu varutud, aktiivvaru lõhe, kui palju see oli. Tallinna ümber, Harjumaakond. Ega me nüüd täpselt praegu. 100 aasta taga. See ongi, oleneb sellest, mida võtta aluseks, kas võtta eelmised aastad, kui oli väga tähendab küllaltki väike tarbimine, vahepeal oli veel väiksem. Nii et nüüd ta nagu hakkab mingil määral tõusma. Aga ma tahtsin veel selgitada natukese ikka seda meie karstiala veel, et kui jah, üldiselt öeldakse, et kus on lubjakivi, seal on karst, aga Nabal ongi sellest teistsugune, et meil on mitu korda paksem lubjakivi kiht ja sellepärast siia nii kangesti soovitakse tullagi, et väga suurte hulkadega on tegu ja ligi 2200 hektarit on praegu maardla suurus. Kujutage nüüd ette 2200 hektarit. Ja nüüd ma tahaksin rääkida natukese selle... Tehnoloogiat, et ütleme põhjavee, horisonti allpool olevat praegu kaevata, ei ole tegelikult olemas, välja see, et pumpad vee välja teha. No asi selles ongi, et aktiivvarusse on meie varud arvatud osa karjäär 10% umbes sellest 2200 hektarist. 10% on aktiivvarudena arvele võetud, aga tehnoloogiat tal ei ole. Põhjavee alus seda kinnitas ka, kui arengukava arutelu oli, kinnitas ministeeriumi esindaja härra Raudsepp ise seda, rääkimata siis majanduslikest arvestustest. Ja seda on kinnitanud ka Mäeinstituut, et Nabala maardla, Nabala kivi, seal on kirjutatud Nabala kivi on ühel pulgal põlevkivi aherainega. Nabala kivi ja põlevkivi aheraine. Et miks tahetakse kaevandada Põhja-Eestist, sellepärast, et seal on parem lubjakivi, Nabala kivi on nagu põlevkivi aheraine. Mul on viide selle kohta. 100% põhjavee all. Ma saan kõigest sellest aru. Aga ma tahtsin rääkida natukese selle asemel, selle põrgutee asemel teisi tegelikult juhtunud juhtumeid. Et paar või juba 3 aastat tagasi võib-olla, kui peielauas üks proua ütles, tema kaasa vanaisa oli rääkinud ja seesama proua pani kirja tema loo. Tähendab, mees rääkis oma vanaisa surmast. Oli sõnnikuvedu Ulevere külas Mõldril ja juunikuus ja seesama vanaisa läks tüdrukutele kive tooma vee seest. Käis 2 korda, tuli tagasi, aga 3. korda enam tagasi ei tulnud. Teised ujuda ei osanud ja see mees jäigi sinna. Ja nii nagu sa ütlesid, ma olen ka natukese genealoogiat tegelenud, võtsin kätte, vaatasin seda, ta ütles täpselt, kes see vanaisa oli, vaatasin järgi. See vanaisa on maetud 7. oktoobril
ja kindluse mõttes, et ma midagi segamini ei aja, sest ma saksa keelt ei ole õppinud, saatsin Aarmale, kes õpetas meile koodikirja. Saatsin temale, mis tema loeb sellest surmameetrikast, sest seal oli mingi märkus oli juurde kirjutatud. Ja ta saatis mulle vastuse, ütles, et jah, ta on uppunu, aga mingisugune number on sinna kirjutatud, mida tavaliselt kirjutakse siis, kui on ise tapnud, ise ühesõnaga enestapp. Et huvitav, et võib-olla siis uppunud loeti seal ka nende hulka, et temal on märgitud see selline, aga uppunu ta oli. Aga miks ta maeti 3,5 kuud hiljem? Ta leiti siis või? Jah, võt selline lugu. Teine lugu on, ärjad läksid jooma ja samas Põldri Kurisus. Läksid jooma, tuli selline veekeeris, mis viis nad vee sisse. Nad tulid välja linnulennult alla 2 kilomeetri siinsamas Roosa allikast. Ja kui nüüd nagu enne rääkis siin üks härra, et tema ei taha uskuda, et on 9 meetri laiuseid maaluseid jõgesid, 9 ma ei ole ka kuulnud. Ma tean, et 4 meetrit küll keskmine. 8, jah, üldiselt ma olen kuulnud 4 meetrit ja 8 oli see, mis tuli selle nii-öelda Angerja oja, ta suubus siia meie praegusesse Paekna Allikajärve, siis tema alt tuleb allikas ka ja see allikas on jah võimsam, aga mulle üks talumees joonistas ühe pildi, see allikas on siinsamas kui palju, mõnisada meetrit siit Palvemäest edasi. Nüüd siin on näidatud, kust vesi tuli välja. Need kivid, mis siin on joonistatud, need on meeter korda 1,5 umbes. Ta ütles, et need kivid olid laiad kivid pealt, et nähtavasti kasutati seda pesu pesemiseks. Ühtegi neid kivi enam ei ole. Ta ütles, et neid kivisid oli kas 4 või 5. Ja nüüd on siit tõmmatud kraav läbi ja siit läheb tee, seesama tee, mida mööda teie praegu tulite ja mis läheb Lähtsesse välja. Seesama tee, mida siis kasutati loomade karjamaale minekuks. Nad läksid siit sellest karjatee, nad läksid siit üle selle, läksid karjamaale. Näete, siin on märgitud karjamaa. Tegelikult see allikavesi, mis siit välja purskas, kui need on meeter korda 1,5, siis võite ise arvata. Tegelikult see on 4 meetri laiune jälle Maalul jõgi, mis suubub siia, mitte tuleb mitmelt poolt ülesse ja siit jookseb Väänajõkke. Siin on näidatud Väänajõkke. Ma tahtsin, kutsusin selle härra ise ka täna siia, aga ta ütles, et kui ma aega saan, siis ma tulen. Ta oleks ise seda selgitanud. Aga nii, et rääkida seda, et ei ole mitme meetri laiuseid maalusid jõgesid, ega nad ei tule nad muidugi nii ei tule. Nad tulevad lihtsalt nirguvad üles veepinna või maapinnale. Aga nüüd kahjuks. See ei ole nagu isegi, ma saan aru, et võib-olla mu seltskonnast Tiit ütles võib-olla natukene inetult, et me ei aruta seda, kas on jõgi, on olemas siin suured voolavad veehulgad, mis liiguvad, karst ja kõik värk olemas, et selles mõttes mina olen alati seal geoloogia keskuses Sommerlaval ütlen seda, et nii see asi ka ei ole, nagu te siin teinekord aastat ise keskis. Aga Ülo Ensuri ilmus raamat Looduskeskkond Eesti NSV-s, seal on üks peatükk maalised jõed, nende kohal asuvad koopid. Aga milles ongi küsimus nagu selles, et kui nüüd, ma olen korra käisin Ants sinu juures, vaata kui olid need Soomes, sest need georadari mehed sul. Ja ma olin küll nii-öelda transporditöötajaks ja koos Veljoga me tulime niimoodi, et tutvustasime enda loodust ja siis käisime sinust ja siis läksid sööma. Ja ma neid mehi tean ja igati tored asjalikud mehed ja samaaegselt meil siis Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudil on ka nüüd oma see radar on ju, väike radar. Aga siin ongi nagu see, et oletame kui seda asja niimoodi radaritega uurida,
siis Ants, sul on küll oma kindel arusaamine, et radaril ja radaril on vahe, et kui seda räägi sellest natuke. ei, asi on selles, et meil jääb muud üle, kuidas siis tõestada võhikutele, mis asi on et maasööd on ikkagi olemas. Leppisime 4 vallaga kokku ja 4 valda rahastid ja siis Tuhalast Otis arenduse eesotsas Jaanus Saadve tellis Norra ülikooli kaudu, sai jälile Roomaniemis Soomes, Põhja-Soomes selle firmale Road Scanners Oy ja palus, et teha Tuhalas Nabalas georadar mõõtmisi. Ja see firma direktor tuli ise kohale, käisime kõik need maasöö kohad läbi. Rein Anstiniga tuli Haapsalt kohale, enne kõik märkisime kuude peale, kus need maasööd on täpselt ja siis nad tulid oma tehnikaga kohale. See tingimus on see, et maapind peab olema külmunud, et siis vesi ei peegelda vastu ega segaks need mõõtmisi. Ja küll neil oli hea meel, kui nad testisid oma georadari kõigepealt nõiakaevus ära. Tohutu tehnika oli seal muidugi sees, mitme miljoni Eesti krooni eest. Ja küll neil oli hea meel, kui see pilt ilmus ekraanile. Ja esimest korda Eestis uuriti georadariga Maarjast jõge. Olgu peale, meil on praegu 100 leheküljene eksperthinnang olemas, põhjalik töö soomlaste poolt. Aga nüüd paekaevandajad ei uskunud seda meie tellitud georadar mõõtmisi. Tellisid uuesti samast firmast kohale ja see käis Nõmmküla kohta. Ja nüüd see eksperthinnang on inglise keeles ja on siiamaani eesti keel tõlkimata, seda saab tõlkida, see on liiga tõene. Ja ongi nii. No nii ka head asjad tegelikult. Just, et selles mõttes on nagu... Tõde tuleb päeval, küll ei saa. Ja ma tahtsin ütelda, et need on nagu sellised argumendid ja siin ikkagi kogu sellel karstialal kindlasti on need olulised, kõik need Natura taimed ja kogu see lugu, aga see hüdrogeoloogia probleem on ikkagi peamine ja selle aluse lähtepunkt ja siin on küll niimoodi, et ma võin olla ka skeptiline meel ja ütlen küll seda, et vitsaga võin otsida kaevukohad üles, kuhu kaevu teha on ju, aga kas ma nüüd ütleme aga teine asi on just see, et see on selline teadmine, et mida on nagu raske tõestada, kas sa seda usud või usud on. Kaevu on tõe kriteerium, kui sa ehitad sinna kohta, kuhu vitsamees näitab ja ehitad kaevu, siis vesi on, ehitad uisapäisa oma loogikat järgi pidi või teadmatust võitjani juurde ka. Aga muidu kettlikult peab ka olema, muidu on ilm vaja. Mida? Kettlikult peab ka olema, muidu on ilm vaja. Ei, loogiline, aga... Ja asi on selle, on nii võimekad inimesed olema nagu Rein Anstin, geobioloog, kes kõnnib pendliga, pendel näitab suuna ette, ta ümbrust ei näe. Ja kõnnib pendliga mööda maal ja kallast hoiab ühte kallast kinni. Siin on jäänud ka samme välega. Ole Tanel, vaata, siin me jõuamegi see usu küsimus ja tähendab, et ma räägin seda, et ma tõepoolest usun, et teatud inimesed on teatud võimed ja teatud asju võib, aga seda ei suuda ühelegi arendale ega ühelegi kohtnikule tõesti. Georadar tõendas seda sama. Ma räägin, et georadar on oluline. Tõendas seda sama. Ei, mitte seda sama. Georadar tõendas, et on olemas. Teine on usu küsimus ja teine pool on usu küsimus. Millega kohtus pole midagi teha. Täpselt, aga nii me oleme siin kokku leppinud, et me neid usu küsimusi argumentidena ei kasuta üldse. Nulltolerants selles mõttes, et ja kui me nüüd räägime veealustest uhkadest, mis maal liiguvad, siis me just teiega ju seal Väänejõe alguses, seal Paisjärve peal seistes seda rääkisime, et millised on siis need nii-öelda teadlaste poolt uuringutega nii-öelda mõõdetud või prognoositud veehulgad ja see on ja need on kolossaalsed, et kui nüüd jällegi peast neid numbreid meenutada, Salme võib aidata täpsustada, siis jällegi ühe kaevandusfirma poolt tellitud uuring, eks ole, mitte meie poolt tellitud, vaid kaevandaja poolt tellitud uuring, eks ole, näitas veehulkasid, seal oli tegemist 23 000 kantmeetrit ööpäevas, mis on jah, et see 23 000 kanti ööpäevas, kui seda nüüd aasta peale arvestada, siis see tegi seal midagi, või suurusjärk oli seal 8-9 miljonit kuupmeetrit aastas. Ja 8,6 või 8,7 ma mäletan neid numbreid, see pole praegu nii tähtis, aga jätame selle suurusjärgu, et ligi 10 miljonit
kuupmeetrit aastas on siis see vee hulk, mis tuleb ühest ainsast karjääriaugust välja pumbata. Nüüd kui me vaatame, arvestame selle ütleme, paneme selle pildi kokku, need numbrid ei ütle midagi. Jätame praegu meelde, et ligi 10 miljonit ühest august kuupmeetrit aastas. Siis 2009 vist oli meil Statistikaameti andmed veekasutuse kohta Eestis, põhjaveekasutuse kohta Eestis. Jällegi jätame nüüd energeetika kõrvale, põlevkivitööstuse, aga kogu muust Eesti veekasutusest, sealjuures olme, põllumajandus, kõik muu tööstus, ühesõnaga kogu põhjavee kasutus oli siis suurusjärk, ütleme 100 miljonit kuupmeetrit. Ja nüüd see ühe karjääriaugu vee hulk oli 10%, umbes 10 miljonit. 90% vahel. Jah, nii et 9–10% kogu Eesti vee kasutusest, välja arvatud energeetikatööstus, oleks olnud siis see vajadus, mida oleks tulnud Napalast ühest karjääriaugust välja pumbata. Ja ma tahan rõhutada kõigile, me ei räägi vitsameestest, me ei räägi posijatest, me ei räägi arvamustest ega vanadest legendidest, vaid kaevandusfirma tehtud uuringutest. Ja nüüd see on üks auk, see on üks karjäär ja kui me nüüd räägime 5 karjäärist ja räägime kumulatiivsest mõjust, siis me võime ette kujutada, millised on need veehulgad, mis pidevalt peale vajuvad siin. Järelikult on nende kaevandajate uuringute põhjal tõestatud, et veehulgad on erakordselt suured, kas neid nimetatakse siis maa-alusteks jõedeks või kuidagi muud moodi, aga need veehulgad ja peale tulev veemass on meeletu. Ja muidugi see on niisugune põnev asi, mida see juurde siis võib rääkida. Et see oli vist 2008 ja vastu suve vaheaega viimane Riigikogu istung enne selle suve vaheaega võttis siis vastu otsuse, mis suurendas 50 korda seda vee hulka, mille puhul räägitakse olulisest keskkonnamõjust. Et keskkonnamõju hindamise puhul teatavasti on teatud kriteeriumid. Keskkonnamõju hindamist tuleb teha siis, kui see maa-ala on suurem kui, eks ole, teatud 100 hektarit või siis, kui selle põhjavee kasutus on suurem kui. Ja vaat nüüd seda põhjavee kasutuse numbrit suurendati 50 korda. Ja tehti seda ajal, kui just oli alustatud siis nii-öelda selle Eesti looduslike maavarade või looduslike ehitusmaterjalide nii-öelda arengukava koostamist, siis sissejuhatuseks tehti Riigikogu poolt selline otsus, et 50 korda tõsta ja see number, kuhu siis tõsteti 200 000 kuupmeetri pealt 10 miljoni peale. Jutu alguses jäi teile meelde, et Napala ühest august tuli välja pumbata arendaja tellitud uuringu järgi 10 miljonit. Siis nüüd Riigikogu võttis vastu otsuse, isegi rohelised poolt, siis keegi ei märganud, see oli peidetud siin teiste asjade vahele, see number. Ja me näeme, et Riigikogu otsustas, et 10% kogu Eesti vee kasutusest ei ole enam oluline keskkonnamõju. See ei ole oluline enam. See ei ole üldse nii oluline, et peaks keskkonnamõju hindamist tegema. Ja juhuslikult läheb see kokku siis ühe karjääri. See Riigikogu otsus tehti enne suvepuhkusele minekut juunikuu lõpus viimase istungina. No siis on kõige lihtsam asja läbi. Ja kus oli väga palju punkte vaja veel läbi arutada ja see oli ka ilusti sinna ära mahtunud. Seal oli arutelu küll selle juures ja see on stenogrammiks võimalik välja võtta. Rohelised sõdisid küll. Aga seda põhjendati siiski sellega, et on nii-öelda vaja kohalduda jälle Euroopa Liidu nõudmistega ja seal on harjutud nii-öelda suuremate mastaapidega ja suuremate veehulkadega, aga lihtsalt meie jaoks jällegi oli huvitav see kokkulangemine, numbrid kangesti klappisid. Aga ma tahan rõhutada just seda selle jutuga, et me ei ole selles, et see on tore, kui me nii-öelda vitsa või pendli abiga oleme enda jaoks püüdnud nii-öelda kiirpilti saada kuskil keegi. Et tõepoolest, kes usub, kes ei usu, aga ametlikus argumentatsioonis me oleme saanud kasutada ainult neid teaduslikke argumente. Sest see georadar, see on igal pool maailmas teinud vägagi tõsiselt võetavad uuringuid, mida on kasutatud ametlikes väljaannetes ja meil ei ole mingit põhjust kahelda nende tööd. Ja samamoodi siis kasutame me teisi teadlaste poolt. Nüüd üks tore moment ja juurde, kuidas kaevandusfirma tellis ise georadari kohale järgi veetama, et tõestada, kas on maasüljed olemas või võtta. Olgu peale, Nabalast ei näidanud see aparaat mitte midagi, nägin ise, kui nad lohistasid järgida mööda maapidele. Siis olid tuhas sinna Piruse koope juurde
ja maa oli ühe peale ja Koopa peremeesele öeldi, kuule, aga see näitage teil mingit maasega. Siin olid tunnistajad, et nad on see firma kuskil Riiast ost neile ja sellele selline antenn peal, mis ei võtki sügavam kui 5 meetrit. Ja siit, kui oli selle keskkonnamõju hindamise aruande esitlusel selle Oru küla keskussaalis, siis Paja kaevnad teatasid pidulikult Nabalast karsti ei avastatud. Ja mis ei tähenda, et seda ei ole siis? Ja mis juhtus peale seda 23,6 kantmeetrit ööpäevas avaldamist ja mis jõudis Saku valda ja kui hakati imestama, et sellised veekogused, siis hiljem, ega enam nii suur ei ole. Nüüd näidatakse hoopis väiksemaid, nüüd tulevad aruanded, mis tehakse, on mitu korda väiksemad, seal samas Nõmmkülas ka väiksemad. Nüüd millega seda põhjendada? Keskkonnamõju hindamise aruandes näidatakse hoopis väiksemaid koguseid, aga mingisuguseid neid meile vähemalt ei ole esitatud mingisuguseid muid aruandeid, kui Geoloogiakeskus tegi niinimetatud Nabala mudeli, kus taheti vaadata, kuidas on mõju, kui on mitu karjääri. Ja tema avastab, et on 2,5 või 3,5 meetri kaugusele mõjub ainult kilomeetri kaugusele, jah. Ja muidugi see väljalase ka 4-kohalise arvuga, mitte 5-kohalise arvuga. Aga see räägi see lugu korra, kus oli üks tuntud uuringufirma, kes oli kunagi varem teinud Paekna kohta uurimuse ja paar aastat hiljem häbenes seda avalikul arutelul, et ärge seda lugege, seda arvestage. Et ilmselt nii-öelda uus tellija või antud uued suunised ja uued numbrid, samad uurijad, sama firma saab teised tulemused siin samast Paeknas. 2007. aastal oli see aruanne, mis tegi Maaves ja tema ettepanek oli, et Angerjoja, mis suunati 9,6 kilomeetrise kraaviga, 3 meetri sügavuse kraaviga, suunati Piriti jõkke. Nüüd ei ole temal vajadust Tallinna vee varustamiseks. Ja see kraavi kaevamine oli aastal 67-68. No siis muidugi veetarbimine oli suurem. Nüüd ei ole seda ja see ei andnud sellist tulemust nagu loodeti, et seda oleks mõtet tagasi keerata. See oli aasta 2007 ja 2008 või 2009 selle sama firma tähendab oli üks koosolek, kus arutati vee arengukavasid olid siis Keskkonnainspektsioonis Mustamäe teel. Ja mina küsisin, tähendab kohvijoomise ajal koridoris, küsisin, et aga mina ei saa aru, tehke mulle selgeks, miks peab just Nabalast kaevandama, kus on 100% põhjavee all, tehnoloogiat ei ole, me ei tea üldse, mis see maksma läheb. Ja selle peale öeldi mulle, kas te teate, kes ma olen? Ma ütlesin, aga sellepärast ma teie käest küsingi. See oli Põhjavee komisjoni esimees, kelle firma tegigi selle sama 2007. aasta aruande. Ja ta ei vastanud mulle küsimusega, ma tõesti teadsin, kes tema on ja tõesti tahtsin teada vastust, aga mulle ei vastatud. Ühesõnaga ei suudeta põhjendada, miks siit ikkagi peab kaevandama ja mitte keegi ei arva seda, et see nagu nii ei ole ju võimalik. Me ei usu selliseid kaevandajaid, nii nagu paekivitoodete tehas. Ma küsisin 3 korda, et kas te olete neid uuringuid lugenud ka? Ta ei vastanud, esimesel 2 korral ta ei vastanud ja 3. korral ta ütles, kes neid jõuab lugeda. No kas me peame usaldama selliseid kaevandajaid? Võib ma nagu üritan sulle vastata? Jah, palun. On teatud hulk firmasid ja antud hetkel ütleme 3 vist oli neid, kes on siin maad kokku ostnud. Ja neil on konkreetne huvi ju tähendab, et kuidas suhteliselt nagu ütleme mõõduka või mitte öelda tagasöödiku osavalt need maad kokku ostetud ja kuidas seda maa hinda saaks kõrgemaks. See tähendab seda, et selle maale tuleb kaubelda õigused peale, et selle maaga võib teha ükskõik, kui kaevata tühjaks või üks puhadada, et siis see maa hind, kui selle firma
saab kõige rikkamaks. ega te ei, ma usun, et üks osa neist firmadest kindlasti ise pole kunagi mõelnud, et ta kaevama hakkab, vaid tema tahab lihtsalt, et rohkem varandust saada, lihtne. Ja siin ongi see, et need on suured mängud ja suured huvid ja neil on suured rahad ja neil on võimalik palgata suuri advokaate. Et see on konkreetne sihitud huvi. See, mis siin sünnib, on ju selles mõttes fantastiline, et ja kena nagu see, et siin on kokku liitunud praegu nii-öelda kohalik rahvas, aga ma saan ka, enne rääkisime jutul, et ka kõik need praegu kohalikud need vallad on sama, oma rahvaga samas paadis. Võime küll öelda. Kõik neli. Kõik neli ja see on uskumatud hea tulemist. See küsimus on kõik ühte meelt. Aga ma arvan, et siin on üks suur osa selles, et me tõesti oleme endale teadvustanud seda, et me tahame olla mitte tingimata nuineljaks vastu, vaid mõistlike lahenduste poolt. Ja see on oluline rõhuasetus, paneme tähele, et tegelikult mina selle Nabala võitluse juures olen hakanud päris valusalt seda tunnetama, et kui sa ükskõik Eestimaal kuskil näed, et üks tubli ettevõte tahab midagi teha, siis on kohalikud inimesed vastu. Ja ausalt öeldes ma olen õppinud nendele ettevõtetele sügavalt kaasa tundma. Kui on tõesti olukord, kui sa mitte midagi teha ei saa ja kohe on need kohalikud vastu, siis tegelikult niisugust olukorda me päriselt ei saa tolereerida või niimoodi ei ole Eestis elu edasi. Tegelikult me oleme valmis isegi ütlema, et lubjakivi on vaja Eestis kaevata. Aga me peame rääkima millistel tingimustel, et tõepoolest, kus oleks ausalt ja avameelselt kaasatud ka kohalikud inimesed. Nad ei ole tingimata rumalad, aga selline paratamatu vastuseis, see olukord, kus me ei saagi enam midagi kuskil liigutada, sest igal juhul ollakse vastu, millest seal on oma põhjus. Ja see põhjus, miks selline umbusaldus tekib, on ju see, kui me näeme ja me oleme korduvalt selles protsessis näinud, et meid võetakse rumalateks, meile valetatakse uuringu tulemustega, eks ole, manipuleeritakse, kui arendaja ise ütleb, et teda tegelikult ei huvitagi, ta pole isegi lugeda viitsinud neid läbi, mida tema palgatud nii-öelda uurijad on kirjutanud. Ühesõnaga, lootus ja suund on igal juhul jõuga läbi suruda, sellepärast, et tõepoolest Eestis on ainult üks näide, kus keskkonnamõju hindamine on pöördunud tagasi, alati on arendaja saanud oma tahtmise. Ja sellisel juhul muutub ju farsiks kõik kaasamine, kõik kohalikega läbi rääkimine. Ja minu meelest on siin olemas, kui me nüüd suuremat pilti vaatame, on olemas siin siiski ka omad lahendused. Et Nabala puhul me küll paraku oleme sunnitud ütlema, et isegi väikest kaevandust teha ei saa. Veerežiim on igal juhul selline, et siin ei saa üldse eksperimenteerida. Aga kui me vaatame Eestimaa laiemalt ringi, siis meil on vaja selles mõttes seadusandluse tasemel teha väga olulisi muudatusi ja see jutt võib tunduda praegu liiga utoopiline, mida ma räägin. Aga see tundub umbes sama utoopiline, kui oleks olnud paarsada aastat tagasi rääkida, et kaotame orjapidamise ära. No mismoodi me siis majandust üles ehitame, kui oleme orjasid ei ole, kes siis tööd hakkab tegema? Oota, mis mõttes maksame palka inimestele töö eest või? Aga see on juhtunud tänapäevaks, eks ole. Siis selline utoopiline plaan on see, et tõepoolest kaevanduse huvi on hoopis kohalikul kogukonnal, kohalikul külal. Kohalik küla soovib endale ühte väikest karjääri, mis ammendatakse 7–10 aastaga ära. Ja selle karjääri kaevandamisega ta tahab endale teha ühe ilusa ujumiskoha ja kui kõik looduslikud tingimused sobivad, siis ta võiks selle niimoodi saada. Ja siis ma tahan nagu alt üles seda mõtet ehitada, siis tekib selline positiivne konkurents, et nüüd juhtub, et ühes vallas on 7 küla, kõik tahavad omale karjääri saada. Kohe sinna samasse küla kõrvale. Sellepärast, et nad teavad, et see on kaevatud kõikide looduskaitse nii-öelda tingimustele vastavalt. Siis vallavalitsus ütleb, et ei, 7 ei saa, ainult üks küla saab. Nüüd konkureerime, milline küla saab omale kaevanduse. Täitsa ärast, nagu tagurpidi Antsu jutt, eks ole praegu. Siis läheme edasi, siis öeldakse maakonna tasand või siis Keskkonnaministeerium ütleb, et aga vaadake, kallid inimesed, meil on varustuskindlus juba tagatud siin, meil ei ole siin killustikku vaja, meil tuleb siit ja siit nii palju killustikku juba peale need külad, kes kõik kaevavad. Ja siis antakse lõpuks, vaat sellele külale antakse õigus ja sellele antakse õigus. Ja nüüd küla võtab initsiatiivi. Küla ütleb, et vähempakkumise korras, kõik kaevandusfirmad tulge ritta, öelge, kes on nõus meile selle karjäärisi kaevama.
saate selle kivi omale, meile maksate nii palju, teete meile selle asja korda siin 7 aasta pärast, 10 aasta pärast. Ja on võimalik niimoodi, et kohaliku vastuseisu asemel võib olla kohalik huvi, sellepoolest siis ei ole enam mammutkarjääre, siis ei dikteeri arendajad seda mängu, aga see on võimalik, sest Eestimaal on kogu aeg kaevatud. Me näeme ju, Eestimaa on täis kiviaedu, paekivist laotud kaunid hooned, mõisad, kirikud, kiviaiad, taluhooned. Kogu aeg on kaevatud, kusagil ei ole katastroofi tekkinud sellest, et mõistlikult on ju võimalik majandada ka edaspidi ja uuringuid peab rahastama riik, mitte kaevandaja. Ja võtame... Aga Nabala omapära on see, Nabala omapära on see, et põhjavee tase ei alane, kõigub 0,3 kuni 1,4 meetrini. Nii kõrge on Nabala vee tase. Ja ma tahtsin just Tanel sinu juttu nagu jätkata, et me teeme igasugust planeeringuid ja keegi ei saa aru, mis asi planeering on tegelikult kokkuleppe. Kui me teeme valla planeeringu, see on kokkuleppe tegelikult inimesed oleme kokkuleppe. Ja igasugused arendajad saavadki tegutseda ainult siis, kui ta vastab nii-enda planeeringule, kui on saavutatud kokkuleppe. Nii kui praegu toimub selline nii-eda ülesõitmise lugu, tähendab, mis õnneks on nagu see väga huvitav situatsioon, et see ülesõita ei olegi nii lihtne, kui rahvas vastu hakkab. Ja võtame kas kui see 65 000 allkirja või Nabala kaitseks. Ütleme 60 000. 65 on peaaegu. No jah, et ütleme, see on uskumatud numbrid. Võtame kas või see, kui mõne tunniga Urmas Siiras tegi selle Nabala loitsusele loo valmistel, kui mõne minutiga või mõne päevaga oli ta erinevate muusikute poolt sisse lauldud. Juba kõla liitus. Ja see oligi niimoodi, et kui ta sai loo valmis, esimest korda sai selle puhta salvestus kätte, ta tuli mul sinna Koordinaatori seltsi Urmas ja palju peale, siis ma sain kuulata seda ja siis ta ei teadnud, kas selle eetrisse lastakse või mitte. Siis esimene üks sellised avalikke mängukohti oli esmaspäeval loodusõhtu, nii et see oli. See salvetati Pealtnägija saate toimetusi. Ei, ma tean seda ja see näitab seda, et oma huvides peab rahvas seisma selles, et see rahva huvid on üldised huvid ja kui palju me näeme igal pool maailmas, kui palju niimoodi konkreetsed nii-öelda huvid nagu kipuvad nagu üldist huvi nagu üle kaaluma. Ja hetkel on nagu Keskkonnaministeerium väga hästi selle seisukoha, et ta hea maalega tahaks olla nagu rahva poolega. Aga mingi hetk võib tekkida käega löömise tunne, ma ei ütle nüüd antud hetkel, aga ennustades varasemalt praktikud mitte Keskkonnaministeeriumi poolt, aga erinevate võimu. Et see kohtus käimine hakkab ära väsitamas, teine pool palkab nii kalleid advokaate ja nii häid demagooge kokku ja siis kui Keskkonnaministeeriumil on tunne, et tal selles küsimuses on tema taga ka mingisugune nii-öelda seltside ja rahvajõud, et siis tal on palju rõõmsam meil see minna ka kohtusse. Aga praegu Keskkonnaministeerium on õige seisukohal. Enne tuleb vanad karjäärid ammendada, enne kui uued avada. Praegu on asi... Mitte mingit vajadust seda Nabala karjääri sinna või Nabala maadet avada ei ole. Kõik õige, aga... Nii kui nad kätte saavad praegu seda Nabala kas ühe augu. Tõmvad raudte ligi, läheb pallis Euroopa pole nii sahil. Ja mis ma arvan, et nemad ei tõmbagi raudteed ligi, tähendab, kui plaanitakse seda ringraudteed, mis läheks nagu Paldiski peale, Paldiski rongid ei peaks läbi Tallinna sõitmesse rong. See raudtee tulekski siia lähedale, siis on hea nagu laadida. Aga teate ka, mis praegu seis on? Praegu seis on selline, et pajakaevandusfirmad taotavad 4 kaeveluba. Nii keskkonna hindamised on lõpetamisel aga Tohala looduskeskus tegi ettepaneku teha hoopis Nabala karstiala piires maastkaitseala. Välja pakutud Nabala karstiala on Eesti suurim karstiala, 880 hektarit suur. Pakuti välja umbes 5000 hektaril, mis on kõige aktiivsem siin karstiala ja seda just karsti põhjavee haruldased taimene
ja kohalike elanike hingerahu hoidmise mõttes. Nii, ja see võeti nüüd menetlusse sellega seoses uus keskkonnaminister peatas Kaeva Luvara menetlemise. Ja ta oli juba ikka paar aastat olnud. Ja võt nii. Ja siis on lugu, et nüüd see jõudis kaevanud kaebas Keskkonnaministeeriumi kohtusse, halduskohtud nad kaotasid ja nüüd on edasi kaevatud apellatsioon kaebus ringkonna kohtusse ja märtsi lõpus tuleb kohtuistuma. Ma saan aru, aga ühelt poolt ütleme ministeeriumi ja Teaduste Akadeemia Keskkonnakomisjon, looduskaitsekomisjon toetab ja nii edasi. Tartu Teaduste Akadeemia looduskaitsekomisjon toetab. Aga see on kõik selge, aga ei tohi magama jääda. Aga see, mida Jaan ütlesid, sa nagu tegelikult andsid mõista, et meie valitsusel, meie koalitsioonil praegu olukorras, kus ta kaotab hääli, eks ole, erakondade nii-öelda reitingutabelites võiks olla midagi, millega ta saab nii-öelda positiivsena välja tulla. Tõepoolest, et kui me mõtleme neid kasvõi neid allkirjade kogumisi, ütleme Harta 12 kogus ikka 4 korda või vähem, 4 korda vähem allkirju, eks ole, või 5 korda vähem peast ja arvuti, kui tõepoolest see Nõiakaevu ja Nabala karstiala kaitseks anti. Harta 12 jälges jääkelde protsess ja täna me teeme tegelikult ringi, eks ole, oma nii-öelda valimisi puudustavad seadusandlust ja muud. Vaatame, mis sellest saab, aga tegelikult tõepoolest see 65 000 allkirja. Ega see ei ole, ma julgen siiski öelda, et see ei ole antud mitte ainult nende loodusimede kaitseks siin, vaid see on antud ka teatud protestiks just nimelt kogu Eestimaal ikka ja jälle korduvale mustrile, kus kohalike inimeste arvamus ei loe, kus kaasamine on formaalne, kus tegelikult raha sõidab kohalikest üle ja siin mu meelest positiivse noodiga täna võiksime jõuda küll, et nii nagu muinsuskaitseseltsid ja looduskaitseseltsid on olnud ka palju rohkem kui ainult muinsuse ja looduse kaitseks, nad on ikkagi ka riigikorda aidanud muuta, eks ole, Eestimaal ja kogu Nõukogude Liidus ja kindlustada meil ongi suuremad eesmärgid ja me võime julgeda unistada ja ka tegutseda suuremate eesmärgide nimel. Et miks ei võiks me tõepoolest algatada siin protsess, mis jõuab samamoodi Riigikokku seadusandlikule tasemele, et korrastada selle süsteemi. Et meil on ikkagi suure osa eestimaalaste toetus nende allkirjade näol ja neid, kes mõistavad, kes sama tunnevad, on üle maa piisavalt palju, et algatada siin sellist paradigma muutust, ikkagi tõsta üles diskussioon põhimõtteliselt nende lähenemiste muutmiseks. Alates sellest juba, millest on ka piisavalt räägitud, ettepanekuid tehtud, et keskkonnamõju hindamisi ei peakski tegema üldse arendaja või firma rahadega, vaid vastu see peaks olema, juba see rahastaja peaks olema erapooletu. Täiesti elementaarne ettepanek, eks ole. Ja sellistest detailidest peaksime saama kokku selle pildi, kus me saame öelda, et see on maa, see on riik, kus ma tahan elada ja kus ma tunnen ennast turvaliselt, sest täna kodanik, riigi maksumaksja või kodanik, kes hümni laulab ja seda samas inimest valget tähtsaks peab, millest me rääkisime, tunneb ennast äärmiselt ebaturvaliselt, sest ta ei kujuta ette, kust tal järgmisena tuleb teade ajalehte, vallalehte, maakonnalehte, et nüüd hakkab üks protsess peale ja ta teab, et ma olen täiesti jõuetu. Minu käest ei küsi tegelikult mitte keegi. Minu osa ei ole üldse oluline, ma olengi määratud kannatama siin oma maal nende nii-öelda ärihuvide eest. Siis siin tuleb päris oluline muutus esile tuua ja minu meelest on aeg selleks küps. Ja nagu sa natuke mõista andsid, et ka meie koalitsioonierakonnad võiksid väga vajada mõnda positiivset uudist, mida ka välja saaks. Ma arvan, kõik, kes on võimul või pürgid võimul vajavad positiivset. See on isegi laiem lugu ja mul on ikka kaks mõtet, et tõepoolest, et see, mis sa rääkisid keskkonnamõju hindamist ja selle paradigma muutus on ääretult vajalik, seda võime ühiselt ajama. Ja teine pool, mis on ka tegelikult väga oluline, ütleme siin konkreetselt Nabala puhul, on ikkagi see, et hetkel, nagu me rääkisime just enne, ütlesid mulle, kõik 4 valda on praegu nagu ühes.
mitukümmend on külaselts. No nii, aga ma mõtlen ka vallavalitsus, vallavolikogu. Kõik on ühte meelt. Kõik on ühte meelt ja nüüd tuleb kohalikud valimused, valige neid, et see üksmeel säilis. Ma ei ole siia valla sisse, et ma ei saa valima tulla, aga mõte on samas. See on väga oluline tegelikult, et ikkagi et teostada otse, algatada asju läbi seltsingut, läbi asjade, aga ikkagi kuna praegu on kohaliku valimiste aasta, siis tuleb seda teemat väga tõstada. Küsimus polegi sellest, mis parteis, küsimus sellest, et valida. Tegelikult me usume siiralt, et karjäär ei tule, see hakkaks inimmõistuse vastu teha ja tohutu auk. Ja mulle meeldib just see ka, et näiteks võtame kas või see Aivar Poolak, kes on sinu vallas või? Ta elab nüüd hoopis Sõrves ääres või kuskil. Ta on Kose valla volikogu liige. Kose valla volikogu liige. Ta on siuke hasartne siuke. Ta ütles siis, kui me raamatukogus oli ja kus kutsuti esinema ja ta ütles just selle rongide ja värgid välja. Ja siis me teeme lõpus patsu ja ütlesime seda, kui me hakkama saame, et nagu midagi häda, et nii lihtsalt need arendajad ei sõida meist midagi üle. Jah, aga see selles mõttes ei ole kohalike valimiste teema, nagu ma aru saame, et siin on vaja meil ja kohalikul tasandil on niimoodi, et teate selline suur hirmus asi nagu mingisugune lubjakivi kaevandus, mida me kardame. Sellele on kahtlemata oma positiivne mõju. Jah, karjäär, siin ei tohi eksida, karjäär on lahtine, kaevandus võib olla, eks ole, nii-öelda pealt kinni. Aga sellel on oma positiivne kaasmõju. Kohalikud ärkavad, õpivad üksteist tundma, tunnevad, et neil on midagi, mis neid ühendab ühes rindes. Ja samamoodi me võime öelda, et ka vallavolikogu tasemel erinevad pooled, kes on karmupidi koos, on selles küsimus ikkagi ühte meelt. Et tegelikult siin ei ole nagu isegi väga kohalikel valimistel seda vaja mõelda, et kelle poolt ma hääletan, sest selles osas oleks ikkagi ühte meelt. See on hea, kui need arendajad sinna ei investeeri piisavalt. Jah, aga meil on vaja siit edasi minna. Ja siin on tõepoolest looduskaitse selts praegu võtnud niisuguse õige teema üles. See on looduskaitse seltsi teema. Ja see on paljude kodanikuühiskonna organisatsioonide teema, kus tuleb jõud koondada. Ja uskuda, et meist midagi oleneb, et me saame muutust esile kutsuda. 2007 aasta lõpus tuli üks pajakaevna firma, tuli Kose valda, seal oli Kose valla juhtkond koos, seal oli pajakaevna firma esindajad ja pakkusid Kose vallale välja 160 miljonit Eesti krooni. Olge ainult pajakaevandamise Kose vallas nõus. Ja Mihkel Puksid Nabala keskkonnakaitse ühingust ütles väga hästi, et me oleme siin enne enam, me tahame siin edasi elada, meil pole mitte kuhu minna ja tulime tulema. Kose valla juhtkond ütles muidugi ei. Siis tuleb nõiakaevu juurde, jälle see sama firma paigutööd tehased. Me ehitame sulle hotelli nõiakaevu, olen ainult nõus pajakaevandusega. Mina ütlesin, minu pole suurt telli vaja. No ma olen ka rumalat nalja suga teinud, et vaata, kui siia tuleb see Nabala karjäär ja see vesimaja kuhugi juhtida, siis sulle tehakse otse olu, viiakse nõiakaevude ja purskad aasta ringi. Aga teate, mis moodi projekti järgi on ette nähtud, teate, moodi projekti järgi seda vett kuhugi panna. See on ette nähtud nii, et see kaevandused karjäärid välja puhanda vesi juhitakse tuhaljõkke. Nii on projektis ette nähtud. Sealt juhitakse ülemist järve. Tallinna elanik maksab kinni selle vee puhastamise. Ja siis, kui külas jäävad kaevud tühjaks, siis on nii, et puuditakse uus kaev ja tõmmatakse Tallinna vesi tõmbab toru pikemaks, siis maksame selle vee kinni. See on väga hea äri. Ei, teil tuleb ju see mitte enam mitte kontrollitav kaevuvesi, teil tuleb siis ju kraanivesi. Ja. Muide, aga kas te teate ka, et ümber Nabala karstiala on 16 küla ja ümber Mahta Sootiku, mis on Tohala Nabala karstialane veesäitsala on 18 küla ja kui palju need kaevusid tegelikult on, need kodukaevusid, me ei teagi, aga vähemalt üle 1000 kaevu. Aga me oleme selle kataloogi üle elanud. 67 või 68, mis ta oli, kui pandi hange röögi teistpidi voonama. Lahti see 3 meetri sügavam kraav ja mis siis juhtus? Nõiakaevu saame meetri võrra, järjepääras meetri võrra, hange toja. Ja jälle Mahta Sootikus leva järves meetri võrra ja Tohala Nabala kandi madalamad kaevud jäid kõik korra pealt kuivaks. Nüüd tahab see minna 10
korda sügavam. Et siin tuleb seda mastaapi tuleb kaardi peal ette kujutada, siin on kümnete kilomeetrite laiune ulatus, kõigepealt 3 meetrit tehti ühte kraavi sügavamaks ja kümnete kilomeetri kaugusel püsiv veerežiimi muutus meetri võrra. Ja me räägime siis 30 meetri sügavusest karjäärist. Ainult selle vahega, et tänased uurijad ütlevad, et mitte mingit mõju ei ole. Ja kui Salme alustas sellega, et aastal 88 oli tõsine oht, et tuleb ümber asustada teatud Nabala külad, siis seesama uuring, siis millega need varud määrati, see uuring tehti aastal 86 kuni 88. Need alusuuringud on siiamaani samad, uusi ei ole tehtud. Väikseid teatud liivata kaeve karjäärialadele, aga see põhiuuring on seesama. Selle suurele põhiuuringule, mis nägi ette, et Nabala külad tuleb evakueerida. Sellele suurele uuringule rajaneb ju praegu Eesti Vabariigi looduslike ehitusmaavarade arengukava kuni aastani 2020. Tähendab, uusi uuringuid pole tehtud. Kuni 2020 nendele samadele uuringutele rajaneb, aga öeldakse, et keegi ei pea ära kolima ükski kaev ja kuivaks, kuigi vahepeal ei ole nagu midagi muutunud miljonite aastate vanuse. Aga vaata see 2010 koostati Nabala lubagi maardada piirkonna uuringu projekt, nähta ülesande. Ja hüdrogeoloogid uuris ja eksperdid koostis seda. Ja see nägi ette, et hüdrogeoloogid uuring peab toimuma 450 ruutkilomeetrit. See ongi arvatav mõjuala. See on Nabalast kuni ühtepidi Mahtani, teistpidi kohe uuemaseni siniallikateni välja. See ongi see arvatav mõjuala. No seda oskab iga eestimaalane kaardi peal ette kujutada, et ühelt poolt on see Keila jõgi Kiisa koha peal, siit Viljandi maantelt Kiisale minna, see on nagu enam-vähem see läänepiir, idapiiriks ongi ütleme laias laastus Tartu maantee, Kose uue mõisa sinna Kose külje alla välja. Ei tahab edasi öelda kastada. Aga see on nüüd see mõjuala, mida tuleb uurida. Ja põhja poolt jääbki siia kusagile Kiili ja Paek. No ja tegelikult ülemiste välja. Ülemiste järveni, sest need jõed lähevad ju sinna. Me oleme ülemiste järve esimest tegelikult praegu. Ja lõuna pool, siis võime nimetada suuremaid kohta nagu Kuimetsa ja Juuru. See on siis see ala, mida on vaja nüüd uurida. Ja kui Keskkonnaministeerium tegelikult jõudis sinnamaani, et nii suur ala tuleks seire alla võtta ja uurida, siis ta nägi, et see on ikkagi meeletult kallis. Aga ühtlasi saime me kõik teada, kui suure veerežiimiga on ikka tegemist, mis on omavahel ühendatud. Ja rääkida nüüd sellest, et kusagile teha suur auk ja öelda, et mõju ei ole. Probleemi ei ole. 2,5 kell on mõju päenud. Ei, ma olen sellega kõik absoluutselt nõus, ja õnne on see, et see mäng on võidetav. Ma võtan mängude juures, mäng ei tähenda, et see oleks keeruline. Mängu tuleb võtta hasardiga ja mängu tuleb võtta tõsiselt ja tegemist väga tõsiste asjadega. Aga siin on veel üks küsimus, mida nende karjääride võitluses minu arvates ei tohi ära unustada. Õnneks vahepeal jäi see asi pidama. Ma olen kuulnud sellist peaaegu lugulaulu, et kogu Tallinna nii-aga lähiümbrus on kruntideks jagatud, ma mõtlen ka elamumaaks jagatud peaaegu kuni Koseni ja Koselistini välja, tähendab on ju. Et kui palju põldudel on planeeringuid uusi elamurajoone ja kõike nii-öelda kaasaegselt. Õnneks ei ole inimesi, ei ole enam vahepeal ei olnud ka raha tähendab, et ehitada ja ei olnud pangast enam laenu ja me näeme neid, siin-seal neid tegelikult neid valgkinnastuvuse nii-öelda halbu näiteid, tähendab ju ka sinu kodu lähedal on nii, et ma ei hakka kellelegi näpuga võitama, aga see on ka teine probleem, et kõrvuti sellega, et kuidas ka see asi piiris aastas. Ma tean küll seda, kuidas ütleme nendele valdadele neid planeeringuid ka joonistatakse, et ka seal on nii-öelda huvid mängus ja nii edasi. Meie vallas näiteks ei ole sellist suurusullustust enam ei ole, et tuleks aga rohkem ja rohkem elanike juurde tegelikult. Masu pani ise omale mingi piiri pani ja tegelikult vald on hädas, et ei ole koolis, kuhu lapsed panna, ei ole lasteaiakohti ja nemad ikkagi arvestavad sellega, nad tahavad olla inimsõbralikud, nendega nõust või tähendab
nii palju, kui mina saan asjast aru, nemad ei soosi seda suurt. No kui sa, Jaan, mõtled seda, et nüüd, et see võiks olla meil teatud päästerangas, et põllud ehitatakse täis, siis tegelikult vastupidi, see on sama suur oht ja et seda ei saa kõrvuti selle karjääri ohuga nagu ära unustada. Ja, et see vastupidi, just nii see on. Ma ütleksin, et see on isegi, see ei ole isegi ennekõike looduskaitseline oht, kuigi põld on ikkagi harimiseks ja mitte elamiseks, aga ütleme nii, et siin on ühes naaber omavalitsusel välja arvutatud, et kui tuleb üks uus inimene meile valda elama põllu peale või mitte, siis läheb umbes 19 aastat. Erinevad arvutused on 15–19 aastat, millal see inimene hakkab vallale kasu tooma. Selles mõttes, et tema tulumaksust tegelikult kasu laekub, sest see, et tal on vaja kohe nii-öelda teid, tänavavalgustus, koole, lasteaedu, see on valla jaoks ikkagi kulu, mitte tulu, aga et ma loodan, et selline hullus hakkab mööda saama ja teistpidi see ei ole Harjumaa probleem, see on terve Eestimaa probleem. Eestimaa tühjaks voolamine ühte nurka, see on terve meie rahva püsimise, meie maa seisukohalt ikkagi tõsine mure, kui meil jäävad külad tühjaks. Et siin jälle on vaja sellist suuremat süsteemsemat lähenemist siin ja see ei ole nagu üksikute omavalitsustele eda, aga me näeme siiski, et selline hull aeg on möödas ja just valimatut põldude täisehitamist enam selliselt ei toimu. Vähemalt sellises tempos mitte ja ei ole ka ostjaid, kes... Ei, planeeringud on kinnitatud peale, aga õnneks ei ole neid ellu viied. No neid on Siiglandis tõesti. Sinna paikine teavad. No aga hirm on juba see, et tegelikult ikkagi kohalikud omavalitsused peaksid hakkama neid ikkagi muutma ja kuidas selle tagasi pöörata. Meil on tagatud nii, et sa võid osta küll 2 hektarise tükki, aga sinna peale võid ehitada ainult 1 elamu, kogu lugu. Mitte rikkuda ära ajal. See veidi parem lugu, mõnes kohas ei ole seda ka. Aga ja teine lugu on selles, et tõepoolest, miks ma tahtsingi ütelda seda, et tuleb väga tähelepanu, mitte küsimus ei ole siis, kui kops sõidab kohale, et hakatakse kaevama. Siis on hiljem. Just see praegu see on kõige olulisem, nii kui see luba kätte saadakse, keegi ei hakkagi seda realiseerima, aga teeb halb on elada, kui kogu aeg sa oled hirmu läheneb, et see kopp tuleb. Et praegu minu arvates on olukord nagu nii-öelda killusliku rindena nagu korras. Otse öeldes, siis ütleme seda, et looduskaitse selts kindlasti peaks algatama ka seda mõtet, et just nende keskkonnamõju hinnangute puhul, et see kogu paradigmat just. No praegu tegelikult ministeerium on seda meelt ja see on juba ministeeriumist edasi läinud, et tulevikus käib riigi rahadega, mitte kaevandajate rahade eest. Nad võivad teha, aga erandkorras, aga ikkagi riik finantseerib seda. Ja, nii et siin on asjaolud on lihtsalt, ma arvan nagu seda, et siin Tohale kandis ja Nabala kandis on tööd nii palju ja õnneks, et seltsi Tohal osakond kuulub ju selle ühingu liikmeks ja läbi selle tegelikult kogu Eesti Looduskaitse Selts, nii et sellega võite arvestada, et nii palju kui minust sõltub. Ma ütlen ju kaasa, tähendab mitte minu üksinda, aga ma mõtlen kogu Looduskaitse Selts. Me oleme ühises seltsis, jah. Jah, meil ei ole seal mingid, ma mõtlen ka, et ja samas, et ma olen sinu ühingus. Ja siin tuleb omakorda vastu tänada ja öelda, et me oleme ka tundnud seda Eesti Looduskaitse Seltsi tuge kindlasti ja oleme tundnud, et me päris üksi ei ole siin, et see koostöö peab kindlasti jätkuma. No ma näen küll, et on asi millest võidele ja mitte ainult üksinda võidele, aga tegelikult ka võita tähendab ja see võitlus ei ole üldse saab võtta targalt ja hasartlikult. Mulle meeldib see sinu lähenemine. Mäng on tõepoolest tõsisemaid asju maailmas ja mänguliselt tuleb selles mõttes võtta. Aga oli väga raske teha ministeeriumil seda selgeks, mida me... Kunagi oli. Jah, nüüd praeguse ministri juures oleme ühel poolel ja kohtus ühel pool küljes. Aga see on ainult selle ministri ajal
mitte eelmise ajal. No see on selle kaasuse ajal, ütleme nii, et tulevad uued kaasused. Ministeerium peab olema ka erapooletu ja tegelikult mida me ju tahame, et oleks erapooletud ka uuringufirmad ja aus ka kohus. Jah, kogu mäng peab olema aus ja avatud, me oleme ikkagi kogu aeg rõhutanud ja see on kummaline, et seda võib-olla kordama, aga et see meie tegevus ei ole see nii-öelda nimbi, mida me inglise keeles ühendina tunneme, et not in my backyard. Minge tehke ükskõik kus pole, ärge siia minu taga hooga tulge, eks ole. Vaid me oleme tahtnud argumenteerida, aru saada, avalikkuse ees ausalt seista nende võimaluste ja ohtudega. Aga teine pool, siis arendajaks nimetame teda või ma ei tea, miks seda niimoodi nimetatakse. Kõlab natukene kohatult isegi. Kõlab uhkelt. Või ettevõtja ei ole tahtnud sama mängu mängida ja nii nagu me oleme korduvalt seda rõhutanud ja see kõlab tõesti kurvalt ja inetult. Eestimaa rakendusteadlased ei ole paraku olnud erapooletud ja siit hakkavad juba järelikult on olulised muutujad selles võrrandis on, kui nad on nagu paigast ära läinud, siis ei saa enam tulla, eks ole vastuvõetavat tulemit sealt. Jah, kusjuures võib öelda seda, et ma siiski loodan, et need ettevõtjad, et neid toetavad, tegutsevad rangelt seaduse piirides, rangelt oskavad matemaatikat ja nii edasi, aga võib ütelda lihtsalt tegelikult, et siin maailmas on moraal tähtsam kui matemaatika. Oleks nõus sellega? Tegelikult see on ainult ideaal. Kui me vaatame suuri protsesse, kas või Nord Stream, eks ole, Läänemerel, mismoodi on käitunud Rootsi või Soome valitsus. Ja teadlaste lühikene kokkuvõte ongi see, mida ka rootslased ise ütlevad valitsuse tasandil, et kui on erinevad argument laual, on looduskaitseline, on majanduslik, on välispoliitiline ja veel midagi, siis looduskaitseline argument ei jää kunagi esimesele kohale. Vaid ta on jäänud alla näiteks majandushuvidele, näiteks välispoliitikale ja jätkuvalt on see niimoodi, et me tegelikult elame sellises maailmas, midagi ei ole teha. Ja me ei saa arvata, et meie riik või meie ministeeriumid oleksid siin selles mõttes aatelisemad või ma ei teagi, mida me siin aateliseks nimetame, et tegelikult valitsejal on ka väga raske ülesanne, valitsejal on väga suur kohustus ja vastutus oma riigi arengu ees ja ilmselt ta lähtub ju ka olemasolevast põhiseadusest, seadusandlusest, olukorrast ja võib-olla ei saa see minister teha sugugi alati oma südametunnistuse järgi otsuseid. Et tegelikult ma ikkagi jõuan sinnamaani välja, et me peame oma riigi korda tegema, me peame seadusandlust muutma, me peame andma uue sisendi ja olema piisavalt suure rahvahulgaga selle taga, et ka meie valitsejad oleks lihtsalt ja viimane, keda ma siin kiruksin ja siunaksin, on ettevõtja. Me oleme näinud erinevad ettevõtted, erinevad arendajaid, aga tema lõpuks ju tegutseb selles raamistikus, mis ta on antud. Ja ettevõtte peab olema kasumit taotlev. Muidu tal on ju täitsa mõttetu ja tal on vaja palka maksta, tal on vaja teatud asjad ära teha. Miks me temaga riikleme? Tähendab, tema on antud sellised mängureeglid ette. Jah, mängureeglid tuleb muuta. Aga ma tahan lõpetus ühe lihtsalt lõbusa vahepala, et kuidagi nagu tuju parem. See oli kusagil, niimoodi 80 alguspoolel, oligi, panin tolleaegselt tähendab siis sõjakomissariaadis on ju arstlikus komisjonis ja käisin niimoodi, läksin silmaarsti juurde, see kirjutas, et ei kirjuta, läksin nagu edasi, et need on sinna lõpparsti juurde, et kui juba silmaarst kirjutab, et see mees ei näe, tähendab, et siis pole nagu edasi vaja enam kulkuda tähendab. Ei, sa pead kõik arstid läbi käima, äkki sul ikka jalad on alles või äkki sa kuuled midagi tähendab. Siis lõpuks läksin õnnetama, siis see paber kirjutati mul peale, tähendab, läksin, et hakatakse sõjaväepiletisse templit teema sisse, öeldakse, et koodem neist oli Luusberg, no aga ma nii pime ka nüüd ei ole, ma küsin, mida sa siit teed praegu,
ta ütleb, et aga mul teist templit ei ole. Küsin, et aga kus see teine tempel on siis? Et mina ei tea. Siis läksin ühte kabinetti, seal oli kirjutatud ukse peale peaarst, ma läksin, koputasin sinna, läksin sisse. Tegelikult seal võttis vastu psühhiaater. Küsin, kas mina olen loll või on siin ümbruskonnas midagi nagu veidi sassis. Et mida teha? Ta mõtleb seda, et võtta uus paber, aga otsast pistage. Seda ma ei viitsin, siis ma lõpuks ikkagi suutsin sellele peaarsti selgeks teha, ta läks selle poisikese juurde, kes on neid templeid tampi, otsin need paberid uuesti välja, tähendab onju. Ja otsin need paberid välja, tähendab, ja siis ta natukene ei osanud nagu midagi teha, siis viidi kuskil ülemuse kabinetti. Seal löödi mul sama kuupäeva teine tempel sisse veel, et Vapšeni koodin on ju. Ja mu kõik need kaardikesed pandi kõige kõrgemale riiulile ja seal nad seisavad siiamaani, kui vahepeal ei ole Riigikogu muuta. Ega vist ei ole. Kohtume siis ma arvan, kui lilled õitsevad ja linnulaulu on rohkem ja kütt on kohal ja küll see päev keetud aeg-ajalt ja mitte üksinda sinu päeva, aga ma mõtlen seda. Siin on tavaliselt tohel rohkem näha. Et võib-olla ka see tähendab, et kui need teadlased uurivad äkki kunagi nii, et mul see hirmutamine ei meeldi, aga Ants ju hirmutab rahvast, Ants ütleb seda, et kui kaevama hakkab, siis ülemiste järgi jooksis tühjaks. Aga ma tahan seda öelda, et kui tõepoolest me muidu see probleemist jagus, siis me kuulutame ametlikult kooskõlastused välja, et sellise idee. Teeme nabalaketi, ümber nabalakasti ära. Meil küsimus 40 kilomeetrit, 20 000 inimesed küll me kokku saame. Iga valla peal, kui 10 kilomeetrit. Olete nõus? Ma arvan, et need ketid ja need värgid nagu töötavad hästi, töötab avalik tähelepanu ja töötab just see, kui mõtled Antsu õpetada, Ants on suure spetsialist. Üksi ei tee midagi, kõik koos. See on kõige tarkus, aga ma mõtlen just need kultuuriinimesed, vaata kõik need, Kadi Alatalu need filmid, tähendab, sa oled ju meediastaar, igat pidi, tähendab, kui sul kaev veel keegi juba, sulle helistatakse AK-st ja küsitakse, kas on vaja kohale sõita, punkt 1, aga just need kultuuriinimeste kaastamine, avaliku elu liidrite kaastõmbamine, see annab palju juurde. Aga nii, et sulle ikkagi sära, et lepime nii kokku, et kui järgmine kord koolilapste ekskursioon tuleb, et siis sa sellest energiasammastest ei räägi neile. Ma räägin kogu aeg sulle seda, et jäta see välja, räägi neile karstist, muidu lähen koju, räägivad energiasammast, et ma olen palus siin kätte, kas on soojaks ja sellega see jääb meelde. Ma mõtlen sul selles mõtte vastu. Mina pane ju üle, sa võid rääkida seda. Ma püüan mitte energiasammast, mina püüan selgelt teha neid rahvatärkusi, mis on 100 aasta jooksul ära unustanud. Iga inimene peab teadma, et tema töökoht ja magamiskoht ei ole peersuna peal. Aga maaenergeetiga on see omakorda seotud. Asi on rahvatarkustes, mis me oleme ära unustanud. Skeptikud peab kaadata olema, muidu on ilma. Nii et vitsameeste ja skeptikute sõprus. Aga ma tänan Nabala inimesi ja kui me Antsuga kaheks olnud, oleks see väga igav juttu. Aga suur tänu toetuse eest kõigile. Ja mul on siin paar raamatut oli need Dorford aastaraamatut, ühe ma annan proua Salme sulle, ühe ma annan Tanel sulle ja kolmas sa pannud endale onju. Siin on selle Paikna Allikjärve süvendamine aastal 87 ja... Aga selle juubelialbumi, selle ma pean viima Seltsi varahoidjale tagasi, ma ütlen Dorford aastaraamatut. See oli allkirja kätte. Ja seda võib vaata rahulikult tähendab. Ega ma veel ei torma ukst välja, ma teen lihtsalt ühe suitsu ja nüüd torma tagasi. Aga ma toon nüüd sooja teed. Jah. Ma teil on vahepeal kannuti küll, kui on või? Ma ei ikka, aga mine kuhu. Aitäh! Aga Ants on üks eriline inimene küll, seda peab ütlema. Ma olen seda kannu.